kas sa hakkad kommenteerima? Nii, aga tere! Kell on saanud 2:30 märkamatult. Hakkame vaikselt pihta ja siis veel inimestel natukene aega jooksvalt liituda, kuni ma teen väikese sissejuhatuse. Mis meil siis täna kavas on? Moment. Põhiliselt siis ongi plaanis alguses väike sissejuhatus, siis põhiosa räägib auditist siis juht auditeerija Riin Kullaste ja võib-olla teised teda siin toetavad. Ja siis lõpus oleks tore, kui oleks ka väike selline küsimuste-vastuste mõtete põrgatamise ring. Kui soovite vahepeal küsida, võib küsimused kirjutada chati, saame pärast sealt ette lugeda, aga võtame siis küsimused ette kõik korraga siis, kui on see seminari põhiosa lõppenud. Ja seminari salvestame ja hiljem siis see salvestus saab tehtud avalikuks Tervisekassa kodulehel ja ta läheb sinna koos selle auditi aruandega, mis läheb lukku siis ilmselt aprilli alguses, et kui teil nüüd veel siin selle seminari jooksul või peale seda tekib veel mingeid küsimusi või soovite veel mingit tagasisidet anda, siis seda ootame nädal aega veel kuni 26. märtsini, siis võib saata selle minu meiliaadressile laura.ivamagi@tervisekassa.ee ja auditeerijad siis saavad otsustada, kas nad teie tagasisidega võtavad selle teadmiseks, kas nad selle najalt teevad mingisuguseid kohandusi või ei tee. Aga siis me kõigile, kes midagi meile kirjutavad, kõigile me vastame, et kas see on arvesse võetud või mis me teie mõtetega siis edasi teeme. Nii, aga lähme siis asja kallale. Kes siis selle auditiga tegevad olid? Mina olen siin täna lihtsalt selline juturääkija, et põhiliselt siis auditeerimistööga endaga siis vasakul olevad inimesed, juhtauditeerija Riin Kullaste ja teised auditeerijad siis Anneli Ellervee, Veronika Reinhardt, Tiiu Välja, Asta Auerbach ja Claudia Liebmann. Ja Tervisekassa poolt koordineeris seda auditit meie usaldusarst Eevi Heide. Et Eevi on täna ka meie hulgas, Eevi võib lehvitada. Ja analüütilise poole pealt siis toetas meid Mark Kimbutas, kelle ülesanne oli ka siis RedCap keskkond üles ehitada, kus siis auditeerimine toimus. Ja minule on siis jäänud see asi lihtsalt kokku sõlmida. Aga annan siis sõna juhtauditeerijale, doktor Kullastele. Ja saame siis põhiosaga edasi minna. Ja, tere minu poolt ka. Hea meelega siis alustan sissejuhatusega. Taustaks kindlasti see doonorelundite vajadus, et miks me üldse sellist auditit teeme, et tahame siin ikkagi näidata, et puudus on üsna suur ja organdoonorus või siis elundi asendamine on üheks ja sageli ainsaks raviviisiks ja uut elundit vajavaid inimesi on oluliselt rohkem kui doonorelundeid. Ja mujalt maailmast ma neid numbreid tooma isegi ei hakka, aga meil tõesti on ka ligi 70% kogu aeg ootelehel ja organdoonoreid tekib aastas 2030, nii et te näete juba siit seda selget vahet ja siin on üks näide ka 28. veebruarist, see on nüüd viimane ooteleht, et siin ikkagi 47 inimest ootab neeru. Mitte aktiivne leht on siis see, kus on parasjagu siis kas mingisugune haiguslik seisund või on doonor kuskile sõitnud ja ta ei saa aktiivselt oodata. Pankreast siis 2 inimest, maksa 6, maks neer koos, kopsud 3 ja 2 südant on ka inimesed ootamas. Ja kui me nüüd vaatame ühte väikest näidet lihtsalt just sellest samast aastast, kus meil on siis auditeerimise periood, et oli PERHis doonor, 40-aastane mees ja siis
on näha, kuidas need elundid on ikkagi läinud inimestele kasutusse ja väga oluliste seisundite puhul, kus on olnud siis pealüüs muidugi ja muud asjad, aga neer on see, mis oluliselt parandab inimese elukvaliteeti või päästab tema elu. Et maks läks Tartusse, vasak neer samuti Tartusse, parem neer Tartusse ja süda Helsingisse. Et meil on ka selliseid näiteid muidugi, kus on läinud kõik organid ka välja, aga antud juhul siis enamus olid ikkagi Eesti patsiendid. Ja doonorilt eemaldati ka silmade sarvkestad, veresooni ja luukude. Ja elundidoonorluse korraldus. Et Eestis toimub elundidoonorlus peamiselt regionaalhaiglates, Tartu Ülikooli Kliinikumis, Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Tallinna lastehaiglas. Ja siis need potentsiaalsest doonorist teavitavad need haiglate siirdamiskeskust, mis on Tartus. Ja 10 aasta jooksul kuskil tehti teavitus siirdamiskeskusesse potentsiaalsest surnud doonorist 571 korral ja reaalseid doonoreid siis nende teavituste järel oli 262 ja samal perioodil tehti keskhaiglatest 26 teavitust ja reaalseid doonoreid peale neid teavitusi oli 11 ehk siis keskhaiglatest oluliselt vähem hulk. Ja praegu kehtiva seaduse järgi on siis kõigil regionaalhaiglatel ja keskhaiglatel kohustus välja selgitada ja teavitada siirdamiskeskust potentsiaalsest surnud doonorist. Ja üldhaiglatel või siis kohalikel haiglatel ka sellist kohustust ei ole. Eesti on samas liitunud rahvusvahelise elundivahetusorganisatsiooniga Scandia Transplant, mille liikmetest peale Eesti on siis veel Taani, Norra, Soome, Rootsi ja Island. Kui liikmesriigis ei ole sobivat retsipienti, pakutakse elundeid Scandia Transplanti kaudu teistesse selle organisatsiooni riikidesse. Ja siis 2024. aastal näiteks siis siiratud Eestis 10 Scandia Transplanti kaudu saadud elundit, 2 kopsu, 4 maksa ja 4 neeru. Aga nagu te nägite varasemast patsiente, kes ootab, on oluliselt rohkem siiski, nii et sellest on meile siiski vähe. Ja kui nüüd rääkida, kes siis on see potentsiaalne surnud doonor, definitsiooni järgi on potentsiaalne surnud doonor patsient, kellel on laastav ajusurmale viiv ajukahjustus. Põhjuseks võib olla siis ajutrauma või ajuverevarustuse häire. Ja kui seda patsienti ennast enam aidata ei saa ja tema aju on surnud, siis sõltub abi teistele doonorelundit ootavatele patsientidele siis meditsiinipersonali teadlikkusest ja toimiva kanali olemasolust elundit doonorlust korraldava asutusega. Need on sellised väga olulised asjad. Ja siin on mõned uuringud ka mujalt maailmast, et Soome kolleegid uurisid juba paarkümmend aastat tagasi ja leidsid, et nende haiglates siis 1747 haigusjuhust 16 haiglast oli ajusurm tekkinud 402 patsiendil, aga teavitati ainult 150. Ja samuti nad märgivad väga suurt variatsiooni teavitamise tõhususe osas haiglate vahel. Ja 2023. aastal avaldatud suures ülevaate artiklis oli analüüsitud lausa 52 publikatsiooni erinevalt siis keelega kirjandusest, inglise, prantsuse ja hispaania keelne ja mis käsitlesid siis mitmesuguseid doonorauditeid ja leiti, et auditite peamine motivatsioon oligi uurida taas potentsiaalsete doonorite väljaselgitamist. Ja nendes allikates siis vahevõimalike doonorite, kes siis nagu oleks haiglates olnud ja reaalsete doonorite arvus oli kogu selles materjalis märkimisväärne, et no mis tegelikult on siis meil ka praegu selle auditi korraldamise tõuge, et teada saada, kuidas see on Eestis. Auditi eesmärk või põhieesmärk oligi välja selgitada, kas siis üld- ja keskhaiglates on ka selliseid patsiente, keda võib vaadelda potentsiaalsete doonoritena. Milline oli siis haige käsitlus ja millistes etappides või millistel põhjustel siis ei jõudnud see info ajusurma põhjustada võiva või siis põhjustanud haigusseisundiga patsiendist organdoonorlust koordineerivate isikuteni või terve see käik, et kas haiglas nagu mõeldi sellele ja kuidas käsitleti ja kas oleks võinud sealt midagi siis tekkida.
Ja alaeesmärgid siis püstitasime sellised, et kõigepealt siis muidugi on oluline haigla valmisolek potentsiaalse doonoriga tegelemiseks, siis selgitada välja, kas haigla oli intubeeritud, see on oluline tulevase doonoruse seisukohast, siis kas haigla oli kujunemas ajusurma kliiniline pilt, kas doonorkoordinaator või siis sellega tegelev töötaja oli informeeritud, kas esinesid meditsiinilised või muud vastunäidustused ja siis see alumine plokk, kui nüüd ikkagi juba oli mingisugune võimalus, et tekib seal organdoonor, et siis kas siis ajusurma protokoll oli algatatud, kas see tuvastati ajusurm, kas toimus vestlus sugulaste lähedastega ja kas saadi nõusolek, et see viimane plokk on siis selline tegelikult kitsas ja väga spetsiifiline, aga me tahtsime ikkagi need asjad ka ära küsida ja vaadata. Ja valimi moodustamine. Auditi valim moodustus Tervisekassa andmekogu raviarvete andmetel ja auditi valimisse võeti siis aastal 2023 keskhaiglates või üldhaiglates või siis kohalikus haiglas surnud alla 80-aastased inimesed, kelle surmaga lõppenud raviarvete siis põhidiagnoosiks või kaasuvaks diagnoosiks oli märgitud mingi diagnoos siis alljärgnevast loetelust ja koos alamjaotustega südameseiskus, pea-aju-veresoonte haigused, mujal klassifitseerimata anoksiline peaajukahjustus, peaaju-kompressioon, peaaju-turse, peaaju- ja kesknärvisüsteemi muude osade healoomuline kasvaja, meningiidid, kolju- ja näoluude murd, koljuvigastused, mujal klassifitseerimata mitut kehapiirkonda haaravad muud vigastused, võõrkeha hingamisteedes ja asfüksia. Need siis kõik seisundid, mis võivad viia ajusurmale. Ja välja jäid patsiendid, kellel oli diagnoositud haigusseisundeid, mis välistavad organdoonorluse, pahaloomulised kasvajad, Creutzfeldt-Jakobi tõbi ja siis HIV tõbi. Ja metoodika põhineb valdavalt projektil Akkord, mis viidi läbi siis juba päris tükk aega tagasi 2012–2015 Euroopa Komisjoni terviseprogrammi raames. Seal osales 23 Euroopa riiki ja Eestit esindasid projektis Tartu Ülikooli Kliinikum, kus siis kaasati ka Põhja-Eesti regionaalhaigla. Ja uuriti ajusurma potentsiaaliga patsientide jõudmist organdoonorlusega tegeleva personali vaatevälja ja nende jõudmist siis reaalse donatsiooniga. Siin on siis see logo või kogu selle uuringu siis, kuidas ta välja nägi. Ja siis hindamaks nüüd need Akkord-uuringu diagnoosikoodide kasutamise otstarbekust võrreldi nende diagnoosikoodidega perioodil siis 1. jaanuar 2021 kuni september 2022 haiglates surnud isikute päringu andmeid ja siis samal perioodil registreeritud 96 potentsiaalse organdoonori andmeid ja selgus, et 44 isikut ei tulnud selle esialgse päringuga välja ja seetõttu lisati auditi jaoks tehtavasse päringusse diagnoosikoode, mis olid esindatud siis neil 44 isikul, et niimoodi lisandus näiteks asfüksia, lämbus ja siis hulgivigastused ja midagi oli seal veel, mis selle väljavõttest siis lisandusid diagnoosikoodidele. Ja auditisse sattus kokku selle aasta 2023. aasta jooksul siis 298 ravijuhtu ja 150 juhtu otsustati välja jätta. Haigusloo uurimisel siiski selgus, et ravijuht ei sobi valimisse ja kokku kaasati käesolevasse analüüsi 148 ravijuhtu. Ja nüüd siis vastus küsimusele, kas patsient sobib valimisse, siis suri õendushooldusel, need me välistasime, kuna seal see eeldab ikkagi, kogu see tegevus eeldab arstlikku kompetentsi. Siis ja muud põhjused, neid oli ka veel, ma näitan mõned näited hiljem ka, miks nad välja langesid. Üks põhjus oli kohe see, et me valime südasurma, aga väga palju ikkagi surmasid seoses südame veeskumisega ei olnud elustatud ja kuna see diagnoos oli
oli seal diagnoosikoodide hulgas, siis tuli see nagu meie valimisse välja, aga samas oli tegelikult hoopis mingi teine õigus, mis tegelikult ei sobinud sellesse, see patsient ei sobinud valimisse. Oleks pidanud olema südaturg või mis elustati, kes elustati ja siis juba saab edasi sealt liikuda. Nii, ja nüüd raviasutused, kes meil siis olid uuringu objektid, nii-öelda uurimise objektid ja nendest siis auditisse kaasatud ravijuhte. Keskhaiglad kõigepealt, kus oligi siis neid ravijuhte kõige rohkem, siis väiksemad haiglad ja siis päris väikesed haiglad, kus ravijuhte tegelikult oli üsna vähe ja sihtasutus Läänemaa haigla seal ei olnudki ühtegi sellist valimisse sattunud ravijuhtu. Ja nüüd siis siin keskhaiglad, siis Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu haigla ka. Nii, ja siis nüüd on need näidised siin, mis see muu põhjus siis oli, mida siis otsustasid ikkagi audiitorid, et nad ei võtagi valimisse. Neid ei pea kõiki siin ette lugema, lihtsalt kui viskate pilgu peale, siis näete, millega siis tegelikult me ikkagi jätsime need inimesed ka valimist välja. Andmete kogumine, hindamine, sisestamine ja analüüs. Andmete kogumise eel teavitas Tervisekassa auditeeritavaid asutusi auditi eesmärgist, kriteeriumitest, valimimahust ja ajakavast ja siis telliti need valimidokumendid elektroonilised või paberil haiguslood. Ja me moodustasime siis sellised hindamisküsimused, mis jaotasime 3 alateema vahel. Kõigepealt valimisse kaasatud raviasutusele küsimused, et teada, milline on nende valmisolek, siis valimisse kaasatud isiku kohta küsimused ja tegevused ja nende dokumenteerimine. Ja sisestasime oma leiud ankeeti hindamisküsimuste kaupa ja siis kasutasime RedCap platvormi, mis oli Tervisekassa poolt välja töötatud. Ja andmed on laetud alla siis sellest keskkonnast septembris möödunud aastal ja töötlus ja kuvamine on teostatud siis RedCap veebikeskkonna tööriistadega ja protsendid on arvutatud raviasutuste ravijuhtude seast, mille jaoks konkreetne küsimus oli näidatud. Ja siis vastamata teadmata juhud on protsentide arvutamisel välja jäetud ja audit on anonüümne. Kõik raviasutused said oma kindla numbri ja siis meil on tehtud, mõned kokkuvõtted on tehtud siin nagu keskhaiglate tasemel, aga me ühtegi haiglat siin ei nimeta. Nüüd tulemused, küsimused raviasutusele. Kas on raviasutusel kehtestatud tegevusjuhised potentsiaalselt surnud doonorist teatamise kohustuse täitmiseks? Nagu me teame, siis kohustus on regionaal- ja keskhaiglatel. Ja siis on vastatud, et ainult 2 haiglal on sellised juhised olemas ja neist üks on siis olnud keskhaigla ja üks on olnud üldhaigla. Kuigi kohustust tegelikult ei ole. Kas raviasutusel on juhis võimalikust doonorist teavitamiseks anestesioloogile, intensiivraviarstile? Ja siis siin on märgitud, et 3 haiglal on see juhis tegelikult olemas ja siis vastanud on nii üks keskhaigla ja 2 üldhaiglat. Ja kommentaarides, mis haiglatelt tulid, viidatakse teistes haiglates siis valdavalt suusõnalistele kokkulepetele ja tavadele, et mis haiglas ikkagi siis pidid olemas olema, aga juhist kui niisugust kirjalikku ei ole. Kas raviasutuses on kehtestatud juhis doonori valimiseks vastavalt siis seadusele ja osaliselt on sellised juhised olemas siis 2 keskhaiglas ja 1 üldhaiglas. Ja kas raviasutuses on kasutusel tegevusjuhis võimaliku doonori käsitlemiseks, kui ta siis on nagu välja valitud ja jah, on vastanud ainult 1 keskhaigla siis kõigist 16 küsitletud asutusest. Ja kas on siis mingisugune personal kindlaks määratud võimaliku doonoriga tegelemiseks ja jah, on vastanud 1 üldhaigla. Et keskhaiglatest meil sellist vastust ei tulnud. Kas raviasutuses on kehtestatud
Ahah, siin nüüd paistab, et see on see sama slaid. Nii edasi, siis uuringud. Kas raviasutuses on võimalik määrata HIV ja 1-2 antikehi ja selgub, et enamuses haiglates tegelikult ikkagi on see võimalus olemas ja ei on vastanud ainult üks üldhaigla, kes siis saadab need uuringud mujale. Ja ööpäevaringselt lausa 11 haiglas on võimalik seda teha. Siis kas on võimalik määrata B-hepatiidi tuvastamiseks siis vastavaid markereid ja siin selgub ka, et 2 üldhaiglas ei ole see võimalik, aga mujal siiski kas ööpäevaringselt või päevasel ajal on see võimalus olemas. Kas on võimalik määrata C-hepatiidi tuvastamiseks HCV antikehi ja ei on vastanud 2 üldhaiglat, aga muudes asutustes on see võimalus olemas siis. Kas raviasutuses on võimalik määrata aktiivse süfilise tuvastamiseks treponema pallidumi antikehi ja siin ka siis 2 üldhaiglat, need samad haiglad, kes on vastanud ka enne ei, siis on siin ka, aga enamuses haiglates on siis kas ööpäevaringselt või päevasel ajal võimalik seda teha. Ja kas on võimalik teha siis NAT-analüüsi HIV, HPV ja HCV suhtes? Ja siin on siis ei vastanuid rohkem ja see ei ole ka nii tõesti tavapärane test, aga siis keskhaiglad on vastanud jah päevasel ajal või jah ööpäevaringselt. Ja siis on siin ka 2 kommentaari olnud, et ei ole valideeritud organite jaoks, aga muidu teha on võimalik. Ja siis üks on vastanud üks haigla ka, siin on see haigla number siis juures sulgudes, et välja arvatud siis HCV suhtes. Et ei oska kommenteerida seda, ei ole valideeritud organite jaoks, et võib-olla keegi hiljem publiku hulgast oskab selgitada. Nii, siis edasi. Kas raviasutuses töötab anestesioloog? Ja ainult mõnel päeval nädalas oli siis ainult üks vastaja. Enamasti ikkagi on anestesioloogid olemas, kas ööpäevaringselt või siis tavaliselt töö ajal. Ja keskhaiglad on kõik vastanud, et jah, ööpäevaringselt on anestesioloog olemas. Korra segan vahele teile, kas te soovite midagi kommenteerida selle eelmise slaidi kohta? Ja. Et mina saan niimoodi aru, et laborites on iga analüüs on ju valideeritud ja see ongi meie vastus, et see, et me saame Me teeme ju doonorile selle analüüsi. Jah, aga ta ei ole läbinud seda valideerimise protsessi, et jah, et selle sertifitseerimise käigus on ju toimub see valideerimine, ma ei ole laborispetsialist, aga nii palju kui ma tean ja siis muidu on olemas, aga lihtsalt valideeritud ei ole selle spetsiifilise nagu asja jaoks. Ja, ma usun, et teil on veredoonorite jaoks valideeritud ja tegelikult see kindlasti sobib organdoonoritele ka. Ma ei usu, et seda nad on väga tähelärijad seal jah, et selles suhtes. Ei tea. Ja. Et regionaalhaiglas me teeme neid NAT-teste, tegime elusdoonoritele ka selle veredoonorite analüsaatorile peal täpselt see sama ja ei ole nagu probleem. Ja. Nii. Aga siis nüüd meil on siin kohe üks asutus on avalikustatud, ma saan aru. Ja küll. Nüüd anestesioloogid ja siis neuroloogid ja neurokirurgid, et siin ei vastanud on 2, kellel nagu üldse ei ole seda võimalust päevasel ajal ühel haiglal ja keskhaiglad on vastanud jah ööpäevaringselt, et siis kas neuroloog või neurokirurg, et neurokirurgi ilmtingimata ei peagi olema, aga neuroloog sobib ka väga hästi. Kas on võimalik rakendada kopsude kunstlikku ventileerimist ja siis jah, ikkagi on võimalus, siin on siis üks number, minu meelest ma olen siin, 15 peaks siin olema. Aga see on selle kobi ja pesti häda, et sa võib juhtuda, et läheb valesti. Ja ei on vastanud ainult üks üldhaigla ja siis
ja seal oli ka, et umbes, et saaks ikka mingisuguse lühikese aja seda teha, aga mitte pikemalt, et kuni näiteks reanimobiili saabumiseni. Siis ajuperfusiooni hindavad uuringud, et nüüd see läheb niimoodi peenemaks, et siin ikkagi ei on päris vastanud 1 keskhaigla ja 6 üldhaiglat, et päris palju ja siis ööpäevaringselt on võimalik teha 6 haiglas ja tööajal siis veel 2, nii et seda uuringut on juba oluliselt vähe. Ja kas on võimalik teha siis aju elektronilist aktiivsust hindavaid uuringuid ja ei on vastanud 11 üldhaiglat ja siis ööpäevaringselt on siin praegu 6 asutuses ja siis siin ei ole ma välja toonud seda keskhaiglate osa, aga tõenäoliselt see oli nii, et keskhaiglad ikkagi ka kõik vastasid, et ööpäevaringselt. Nüüd selle küsimuse juures olid toodud kommentaarid, mida nagu varem ei ole tulnud. Et on kommenteeritud, et organdoonorluse teema üldiselt on aktuaalne, sest raskemad juhud saadetakse üldjuhul kõrgemasse etappi ravile. Seetõttu ei ole välja kujunenud praktikaid või juhiseid ja vajadused saame seda teemat arendada ja kehtestada korrad praktikad. Et kuna millegipärast selle küsimuse juures tulid just need kommentaarid, et siis ma tõin selle siia välja, et see on väga oluline tagasiside haigla poolt meile. Ja teine kommentaar oli siin veel ühelt haiglalt, et siis see haigla on seisukohal, et organdoonorluse juhis peab olema ühtne üle Eesti Vabariigi ja see nõuab ka mitmete haiglate omavahelist koostööd. Mis on mõlemad väga asjalikud kommentaarid. Nüüd küsimused, mis aitasid välja selgitada patsiendiga seotud kriteeriume. Kas on olemas varem põetud haiguste anamnees? Ja siin 8 juhul kõikidest siis isegi nagu see anamnees seal puudus. Vähene oli ta 38 juhul ja siis 102 juhul üsnagi piisav, nii et kui vaadata siin seda tabelit nüüd raviasutuste kaupa, siis piisav oli 3 raviasutuses 100% ja siis puudub oli osades raviasutustes, aga mitte sugugi kõikides lugudes jälle niimoodi, et ütleme, et see tegelikult oli see, mis kirjutatud oli nende haiguste kohta ikkagi päris korralikult esindatud ja ma arvan, et kui oleks olnud kellelgi mõte sellest, et siit võiks olla organdoonor, oleks kõik väga korralikult välja uuritud ja ka rohkem dokumenteeritud. Nii, siis kas oli alkoholi kuritarvitamisest tingitud haigusseisundeid, kas me võisime leida ja siis märkusi ei olnud üldse seal 21%, siis märkus täiesti oli olemas, kas siis haigusloo tasemel anamneesis või diagnoosina, siis neid oli 45 juhtu ja info ei olnud leitav siis 72 juhul, kus ei olnud siis ei üht ega teistpidi. Nii, kas patsient on suitsetanud? Märkus lausa, kus oli leitav, et ei, oli 6 juhul ja 21 juhul oli märkus olemas, et ja enamasti see info ei olnud leitav, et seda ei dokumenteerita. Kas patsient on tarvitanud narkootikume, seda oli märgitud 4 juhul, 6 juhul oli märgitud, et või oli siis kuskil diagnoosist välja tulnud ja enamasti info ei olnud leitav. Kas patsiendil on olnud või on olnud kokkupuute toksiliste ainetega, siis keegi ühel juhul oli märgitud, et ei ole olnud ja siis enamasti 99% info ei olnud leitav. Et selliseid andmeid meil üldse patsientide kohta ei koguta. Et seda kogutakse ilmselt, kui mõeldaks selle asja peale, organdoonorluse peale. Nüüd edasi, kas patsiendi tahteavaldust digiloos kontrolliti? Et see on niisugune natukene retooriline küsimus siin, sest ei mõeldud tegelikult ju selle organdoonorluse peale, et miks nad peaksid seda kontrollima. Aga kuna see on meil nagu selles loetelus olemas selline punkt, siis seda ka vaatasime ja me ei leidnud seda infot. Aga nüüd, kas on olemas lähedase kontaktandmed, kellega siis saaks sellel teemal vestelda, siis ikkagi suures osas oli olemas kontaktandmed.
et oleks saanud sugulaste nõusolekut või küsida mitte sugulaste nõusolekut, vaid siis selle patsiendi elukustahet, mida ta võis olla siis oma sugulastele väljendanud. Nüüd tegevused ja nende dokumenteerimine, järgmine plokk. Milline oli patsiendi haiglasse saabumise aeg? Me arvasime algul, et sellel võib olla ka mingisugune tähendus, et kui tuleb tööpäeva välisel ajal, et siis võib-olla on personali vähem ja väga ei mõelda sellele, aga kuna kogu sellest valimist tekkis tegelikult ainult üks doonor, siis tõenäoliselt sellel, mis ajal need inimesed siis sinna haiglasse sattusid, ei olnud nagu olulist tähendust ja tööpäeva ajal siis saabus 54% ja 46% siis muul ajal. Siit ei tulnud küll midagi olulist välja. Kas ravidokumentides on fikseeritud patsiendi seisundi põhinäitajad? Ja siis enamasti muidugi on ja siis 70 juhul siis ei olnud, aga tõenäoliselt see kuskil oli lihtsalt nendes dokumentides, mis meile sattusid, ei olnud seda dokumenteeritud. Kas ravidokumentis on fikseeritud patsiendi teadvuse seisund haiglasse saabumisel ja siin on see, et huvitav, et on 100%, meil on olemas info teadvuse seisundi kohta. Ja siis kas on tehtud põhjalik neuroloogiline hinnang? Ja jah, oli tegelikult 112 juhtu, mis on ikkagi päris suur number. Ja ühel juhul oli küsimus siis vastamata, et neuroloogilist hinnangut oli siis palju ja see oli kenasti dokumenteeritud. Nii, et siin on 4 raviasutust, kus on 100% olemas, siis osades lugudes, siis osades kohtades ei olnud. Aga päris palju ikkagi on seda hinnangut antud. Nüüd, kas patsient oli saabuduskoomas ja 57 juhtu oli, kus patsient oligi juba saabuduskoomas. Ja siis oli ka neid juhtusid, neid haiglaid, kus ükski patsient ei olnud saabuduskoomas, aga siin võisid need numbrid olla üsna väiksed, et see protsent on võetud nüüd selle haigla siis juhtude arvust tegelikult. Kas oli olemas hinnang Glasgow kooma skaalal ja seda küsimust näidati ainult siis, kui küsimus 5, kas patsient oli saabuduskoomas, oli vastatud jah. Ja hinnang puudus siis 7 juhul, lahti kirjutatult lausa oli see olemas 25 juhul ja siis ainult kogusumma oli siis 25 juhul. Ja siin need kogusummad pandud siis miinimumid, maksimumid, keskmine ja mediaan, et siin on ikkagi näha, et kooma sügavuse mediaan Glasgow kooma skaalal oli siis vahemikus kuskil 3-6 keskmiselt ja keskmine vahemikus 3-7. Need on küllaltki sügavad koomad tegelikult ju, rasked teadvuse häired. Kas patsient oli EMO-sse saabumisel oma hingamisel? No siin 3 patsienti ei saabunud EMO kaudu, aga põhimõtteliselt oli ikkagi 92% nendest oma hingamisel. Ja need, kes ei saabunud oma hingamisel, need kõik tulid nagu keskhaigla kaudu, need 9 juhtu. Keegi vist soovib kommenteerida midagi vahele? Monika Reinhardt, et ma parandaksin, et selle ühel oli Glasgow koomaskaal on 14, et see ei saa olla koomas patsient, et meil on vist mingi viga sisse lipsanud. Aha, no vot, see tuleb siis üle vaadata. Otsime välja, kus ja kellel oli ja siis vaatame üle. Väga hea märkus. Nii. Nüüd patsiendi hospitaliseerinud osakond, et kõige rohkem oli ikkagi neuroloogia osakondi, siis järgnes sisehaiguste osakond ja kuskil veerand hospitaliseeriti üldse intensiivi ja siis muud osakondi oli siin nagu vähem ja kirurgiast saab. Nii et selline oli siis see pilt sellest, kuhu patsient hospitaliseeriti. Nüüd patsiendi raviarsti eriala vahetult enne intensiivraviosakonda või siis enne surma, kui patsient ei jõudnudki intensiivraviosakonda. See meid huvitas tegelikult ka. Ja siin on siis tõesti väga kirju pilt, et kõige enam oli patsiente siis vahetult enne intensiivraviosakonda ravinud neuroloogid, sellele siis järgnevad sisearstid, EMO-arstid ja teiste erialade arste on üksikuid, aga see on siis ilmselt, kes on olnud valves
ja siis maakonnahaiglates on valves väga erineva spetsialiteediga arste ja nendel selle organdoonorlusega on üsna vähe kokkupuuteid ilmselt, et seal oli esindatud psühhiaater, pediaater, perearst, infektsionist. Nii et nendelt eeldada nüüd neid teadmisi on ikkagi päris ja ilmselt ei saa eeldada. Niisugune pilt avanes. Nüüd edasi, kas patsient langes siis ravil viibimise jooksul koomasse, et seda küsimust näidati ainult siis, kui küsimus 5, kas patsient oli saabudes koomas, ei ole vastatud jah. Ja siis langes koomasse ikkagi 63 patsienti, neist 91, kes ei olnud saabudes koomas. Ja siis 22% ei langenudki koomasse. Nüüd, kas patsienti konsulteeriti anestesioloogi või neuroloogi poolt, kui nad siis selle haiglas viibimise ajal siis sattusid, langesid koomasse ja olid mingis teises osakonnas, siis selgelt ei on öeldud 4 juhul ja patsiendi raviarst oli anestesioloog või neuroloog on siis 11 juhul ja konsulteeriti 20 juhul 36. Nii et tegelikult siin oli ka ikkagi päris suur hulk sattusid anestesioloogi või neuroloogi vaatevälja. Ja siis, kas hospitaliseeriti neid patsiente intensiivravi osakonda kunagi haiglas viibimise jooksul, mis tegelikult on ka ikkagi vajalik selleks, et tekiks organdoonor või mõeldaks sellele, siis 61% juhtudest ei ja siis 56 juhul jah, oli siis intensiivravi osakonnas see patsient. Ja nüüd see küsimus ka, mis on väga oluline, et saaks üldse doonorprotsessiga edasi liikuda, kas patsient oli siis juhitaval hingamisel ja siis 38 juhul jah ja siis 5 juhul mitte. Ja nüüd natukene vaatasime siis eraldi need keskhaiglaid, juhitav hingamine keskhaiglates patsientidel, kellel ei esinenud vastunäidustusi võimalikuks organdoonorluseks. Ja siin siis ikkagi suuremas osas nad ei olnud ka juhitaval hingamisel, nii et ilmselt ei olnud selle peale siis keskhaiglates ka mõeldud. Ja nüüd on siis need keskhaigla patsiendid, kellel siis ei esinenud vastunäidustusi võimalikuks organdoonorluseks ja kes saabusid haiglasse koomas või langesid koomasse ravi jooksul, et siin on veel kitsendusi ja siin samamoodi ikkagi tegelikult juhitavat hingamist neile ei ole rakendatud suuremas osas. Nüüd vastunäidustused. Kas võimalikult doonoril oli siis neid ja 67 juhul leidsid auditeerijad need vastunäidustused ja 81 juhul vastunäidustusi tegelikult ei leitud. Ja nüüd kasutasime vastunäidustuste leidmiseks siis seda määrust, mis on siis kudede ja rakkude ja elandite siirdamise seaduse juures ja mis kvalifitseerib siis seal on paragrahv 4, kus on siis toodud need vastunäidustused, mis on siis kudede ja rakkude doonorile ja seal puudub sõna organid. Aga me kasutasime seda nimekirja, sest tegelikult ei ole meil seaduse tasemel välja kirjutatud organite doonoritele neid meditsiinilisi vastunäidustusi. Et ma natukene uurisin selle kohta, et kuidas siis tegelikkuses on ja järgitakse lisaks siis sellele Eesti määrusele, nii palju kui seal neid vastunäidustusi on, skandiatransplandi reegleid ja siis EDQM gaidis, organdoonorluse gaidis toodud juhiseid, aga selline Eesti tasemel seaduslik või seadusandlus meil nagu otseselt organdoonoritele, elundidoonoritele tuleb välja, et puudub, et mis muidugi nüüd auditi vaates, kuna me kasutasime seda punkti sealt sellest määrusest, mis räägib nagu rakkude ja kudede doonorite vastunäidustustes, siis ega meil ei olnud midagi muud teha, sest me peame auditeerima mingi asja, kindla asja suhtes. Ja tegelikkuses ega siis need vastunäidustused on täiesti pädevad ka, mis puudutab elundeid, et kui keegi
meil auditeerijatest, kes siin on ja on ise doonorkoordinaatorid, võivad kommenteerida seda. Et võib ju tekkida niisugune tunne, et me oleme nüüd teinud oma auditi nagu mingitel valedel alustel, eks ole. Aga tegelikkuses ma arvan, et meil ei jäänudki midagi muud üle, kui kasutada just neid vastunäidustusi. Nii, aga nüüd siis nende juurde konkreetselt, et mis me siis leidsime, et süsteemset nakkust, HIV, hepatiit, pahaloomulised kasvajad, autoimmuunhaigus, immuunsupressiivsed ained ja nakkushaiguste ülekande oht. Et ega neid tegelikult palju ei ole ja me näeme, et muu põhjus, mis siis ikkagi nüüd baseerubki meie auditeerijate kogemustel ja teadmistel, on valdav. Et siin nüüd on need määrusest tulenevad vastunäidustused ja nagu näha, siis teadmata põhjusega haigusi ei olnud nagu üldse prioontõbe, tsüaniidi, need olid need toksilised kahjustused ja siis need näidustused, vastunäidustused, et seda ei esinenud selles valimis üldse. Nii, ja nüüd siis muu põhjuse täpsustused raviasutuste kaupa. Et neid ei pea nüüd hakkama siit kõiki läbi lugema, aga lihtsalt viskate pilgu peale, et mis siin on olnud, mille põhjal siis sai välja lülitatud või leitud, et tegelikult siin ei olnud seda potentsiaalset doonorit, et siin on päris palju erinevaid variante. Isegi vanus ja siis palju multiorgan puudulikkust, sepsist, hulgiorgan puudulikkus ja nii edasi, et isegi COVID positiivne on siin olnud, multimorbiidsus ja nii edasi. Nüüd natukene siis sellest uuringutest, kas tehti mingeid uuringuid, mis on juba natukene selline, kui seda mõtet ei ole, siis neid uuringuid ka tavaliselt ei määrata, aga kas oli siis esines sellist asja? Ja siin oli kitsendus selline, et kas patsient oli vahetult enne surma juhitaval hingamusel, need 38 patsienti, kes siis oli, ja siis neid uuringuid oli 2 juhul tehtud kõik ja siis osaliselt 6 juhul ja 30 juhul mitte. Ja siis kas patsiendist kui võimalikust doonorist teavitati transplantatsiooni koordinaatorid Tartu Ülikooli kliinikumis. Ja siis seda küsimust näidati ka kitsendatult, et 38 ravijuhu põhjal siis, et kui patsient oli siis ikkagi vahetult enne surma juhitaval hingamisel ja siis 100% lihtsalt ei olnud teavitatud ega ühendust võetud siis. Nüüd, kas ajusurma diagnoosimise protsessiga alustati? Ja seda küsimust näidati siis juba auditeerijatele ka, kui siis patsient oli enne surma juhitaval hingamusel, kui raviasutuses töötas anestesioloog ja kui töötas siis neuroloog või siis neurokirurg. Ja siin tekkis siis sobivaks osutus 36 ravijuhtu ja siis 2 juhul alustati ajusurma diagnoosimise protsessiga. Ja kas siis kasutati lisauuringuid? Ja need on need 2 ravijuhtu, siis 1 juhul jah, teisel juhul mitte. Ja kas siis kasutati EEG-d ja siis 1 raviasutuses jah. Ja ajusurm diagnoositi siis nüüd mitte selles, kus oli siis kasutatud EEG-d, vaid teises raviasutuses diagnoositi ajusurm. Ja kas vormistati ajusurma protokoll ja selles raviasutuses vormistati. Ja kas toimus siis vestlus organdoonorlusest patsiendi lähedastega ja fikseeritud oli tõesti, et vestlus patsiendi lähedastega toimus ja on teada, et lähedased ei aktsepteerinud doonorlust. Aga siis vestluse toimumise viisi kohta ei olnud infot ja organite eemaldamist ei toimunud. Et see oli nüüd siis üks doonor, kes sellest siis tegelikult potentsiaalne doonor, kes siis jõudis nii viimasesse etappi välja ja seal siis juba sugulased ei olnud nõus. Nüüd auditeerijad võisid sellesse REDCAP-i keskkonda sisestada siis ka oma kommentaare, aga need olid pigem, need olid lihtsalt soovi korral, need ei olnud kohustuslikud ja pigem nagu iseendale abiks, et hilisemalt tagasisidet anda haiglastele.
ja nendest kommentaaridest siis 13 juhul võis välja lugeda, et käsitletud patsiendi puhul oleks võinud mõelda organdoonorlusele, et see oli kohe kirja pandud. Ja kuna kommentaarid ei olnud kohustuslikud, siis mõnel juhul sarnane mõttekäik võis ka väljendamata jääda. Ja täpsema pildi võimalikest organdoonoritest andis siis tagasiside haiglatele. Ja nüüd raviasutuste tagasiside. Kui nemad olid juba tutvunud siis auditi aruandega, et mõned siiski saime 3 üldhaiglalt ja 2 märgiti, et küsimusi ja kommentaare ei ole ja ühes siis nenditi, et peamine tõdemus on see, et kuigi organdoonorluse põhimõtted on meie meedikutele teada, peame pöörama tähelepanu järjepidevale koolitamisele ja teemad meelde tuletamisele, et võimalikud kandidaate organdoonorluse osas defineerida ja vastavalt juhise käsitleda. Et see on väga tervitatav suhtumine, et kindlasti nii oleks väga hea. Nii, siis järeldused nüüd, mis puudutavad siis igasuguseid selles suhtes tegevusjuhiseid. Et tegevusjuhised siis potentsiaalselt surnud doonorist teatamise kohustuse täitmiseks on olemas ainult ühes keskhaiglas ja hea uudisena ühes üldhaiglas. Juhis võimalikust doonorist teatamiseks anestesioloogile oli ühes keskhaiglas ja 2 üldhaiglas. 2 keskhaiglas ja ühes üldhaiglas oli kehtestatud ka osalised juhised doonori valimiseks. Ainult ühes keskhaiglas on kasutusel tegevusjuhis võimaliku doonori käsitlemiseks. Ja kuigi tegelikult meil on ju 4 keskhaiglas ju kohustus teavitada siiski ka. Üldhaiglate puhul märgitakse palju kõrgema ravietapi juhenditega arvestamist, mis on tegelikult päris hea. Ja järelduse siin saab teha, et kirjalikke juhiseid on minimaalselt ja nagu varem öeldud, et hästi palju on ikkagi selliseid suulisi kokkuleppeid ja nagu sisemisi tavasid, mida ei ole kuskile kirja pandud ja kus väga palju siis sõltub sellest, kes on parasjagu valves, kui hästi ta on informeeritud või milline on töökoormus ja kõik sellised asjad, et suuliste juhistega või kokkulepetega on asi alati väga varieerub, kuidas see realiseerub lõpuks see asi. Nüüd teadlik personal. Kindlaks määratud personali olemasolu doonoriga tegelemiseks on siis ühes üldhaiglas ja samas tõdedes, et see personal ei ole saanud spetsiaalset väljaõpet. Keegi on ikkagi nimetatud. Üheski teises raviasutuses ei ole kindlaks määratud ja spetsiaalselt koolitatud personali. Ja asutuse kommentaaridest võib näha, et võimalikalt doonori kandidaatidel peavad silma peal hoidma anestesioloogid ja intensiivraviarstid, kes parasjagu tööl on. Ja siin nagu meie järeldus on, et teadliku personali olemusel on ülioluline ja nende siis teadlikkus ja tahe on kogu järgneva protsessi suhtes väga oluline, sest nende otsusest sõltub, kas patsienti hakatakse käsitlema potentsiaalse doonorina või mitte. Ja hetkel tundub, et siin on puudujääk. Siis, millised on siis valmisolek? Doonorite nõuetekohane testimine on võimekus olemas kõigis keskhaiglates ja osaliselt ka üldhaiglates. Kopsude kunstliku ventilatsiooni ei saa rakendada ainult ühes üldhaiglas. Anestesioloog on olemas kõigis raviasutustes. Neuroloog on olemas ööpäevaringselt kõigis keskhaiglates ja siis ka enamuses üldhaiglates osalise tööajaga ja 1 ainult aastas, et neuroloogi pole üldse võimalik kätte saada. Siis ajusurma diagnoosimise võimekus on olemas kõigis keskhaiglates ja kõik 4 keskhaiglat saavad täiendava testina kasutada ka aju elektrilise aktiivsuse uuringut. Ajuperfusiooni uuring on võimalik 3 keskhaiglas 4 ja seda saab teha ka 6 üldhaiglas. Ja nendest andmetest võib järeldada, et võimekus potentsiaalsete doonoritega tegeleda või vähemalt sellega alustada on olemas kõigis keskhaiglates ja paljudes üldhaiglates. Nüüd patsiendiga seotud kriteeriumid. Patsientide tervislik seisund ning kaasuvad haigused olid haiguslugudes suhteliselt hästi dokumenteeritud. Kahjulike harjumuste olemasolu või puudumine oli dokumenteeritud oluliselt halvemini ja alkoholi kuritarvitamisest tingitud haigusseisundid olid diagnoosina nimetatud kuskil 30% haiguslugudes või siis anamneesis. Märkust tahteavalduse kontrollimiseks ei olnud üheski haigusloos, mis tõesti tegelikult on kaotuspärane, kuna
mõeldi ju ainult 2 patsiendi puhul sellele organdoonorluse, aga seal me ei leidnud ka selle kohta infot nendest lugudest. Ja kahjulikest harjumustest teadmine on otsustamiseks oluline, kas organid sobivad siirdamiseks või mitte, aga samas oleks see info kindlasti ka välja selgitatud, kui oleks mõeldud doonorlusele. Nüüd patsiendi teadvuse seisund, väga hea, et oli dokumenteeritud 100% juhtudest ja põhjalik neuroloogiline hinnang oli ka olemas 76%. Koomas oli saabudes 39% patsiendidest ja nende hinnatud kooma sügavuse mediaan Glasgow koomaskaalal oli vahemikus 3-6 ja keskmine vahemikus 3-7, mis tähendab, et enamikul patsientides oli saabudes tõsine ajukahjustus ja koomasse langes hiljem veel 63%. Ja patsiendid on sattunud enamasti kas neuroloogia osakonda või selle profiiliga osakonna puudumisel sisehaiguste osakonda ja veerand otse intensiivravi osakonda. Ja 148 patsiendist viibisid 56 intensiivravi osakonnas mingil ajal haiglas viibimise jooksul ja 38 olid vahetult enne surma juhitaval hingamisel. Ja siin on üks järeldus võetud tagasisidest haiglale auditeerija poolt, et tõenäoliselt on osa võimalikke doonoreid ei jõua intensiivravi osakonda, kuna neid kas ei konsulteerita intensiivravi arstiga või siis ei mõelda võimalikule doonorlusele või on patsiendid niivõrd haiged, et nende organeid ei peeta doonorluseks sobivaks. Et kuna seda ei ole nagu dokumenteeritud, siis me ei tea, mis mõttekäik parasjagu tegelikult siis oli. Nüüd vastunäidustuste kohta. Et auditeerijate poolt leiti selgeid meditsiinilisi vastunäidustusi, mis on toodud siis rakkude ja kudede annetamist välistavate asjaolude loetelus 28 juhul ja muid auditeerijate poolt hinnatud selgeid meditsiinilisi vastunäidustusi 39 juhul. Mis siis vastuspidises vaates tähendab, et kliinilisi vastunäidustusi doonorluseks ei esinenud 81 juhul 148. See ei tee neist patsientidest veel potentsiaalseid doonoreid, sest 28 patsienti ei langenud enne surma koomasse. Mitte kõik ei sattunud intensiivravile ning vaid 38 patsienti olid enne surma juhitaval hingamisel, mis tagaks eluliste funktsioonide täitmise ajusurmast hoolimata. Miks seda juhitavat hingamist ei rakendatud, selle kohta me tegelikult ei saanud väga täpselt või seda haiguslugudes ju ei põhjendata, et miks mitte, et siin me lihtsalt see fakt, kas oli või ei olnud, on olemas. Nüüd lõppjäreldus, siis kokkuvõttes leidsid auditeerijad, et PESK-haiglate hulgas, mida oli siis 4, oli 27 juhtu, kui patsienti oleks võinud käsitleda potentsiaalse doonorina. Ja siin oli selline märkus ühes haiglas, kus oli 10 sellist juhtu, et transplantatsiooni koordinaatoritega oli küll ühendust võetud ühel juhul ja siis hinnati organite seisund sobimatuks. Et meil tuli siin ka vahepeal märkus, et kas sellisel juhul see juht üldse kuulub selle 27 hulka, sest ega siis organite seisund ei muutu, kui me ametlikult nagu teavitame, et on potentsiaalne doonor. Et selle juhu äkki võiks siit välja lülitada. Võib-olla äkki Veronika, sina olid selle haigla audiitor, et äkki mäletad seda, et miks ta sattus selle 10 hulka, kes oleks võinud olla siis potentsiaalne doonor. Aga no mõtle natuke. Raputab pead. Ei tea, okei. Et tegelikult kuna selle kohta tuli märkus ja küllalt õigustatud märkus, et võib-olla, et me selle lülitame siit siis, või võtamegi maha selle ühe juhu siis, kus tegelikult oli nagu konsulteeritud. Kudede doonoriks oleks ta võib-olla sobinud, aga auditeerime siin elundi doonorlust ikka. Nii, lisaks sellele jõudsid 2 keskhaiglate patsienti ajusurma protokolliga alustamise etappi, ühel juhul ajusurm ei saabunud ja teisel juhul ei saadud siis sugulastelt nõusolekut. Ja üld- ja kohalike haiglate seast leiti, et 8 juhul oli tegemist patsientidega, kelle puhul oli kõik tingimused täidetud ja oleks võinud kaaluda organdoonorlust. Samas oli neist 4 saadetud kõrgemast etapist juba ja meil puudub info, kas seda võimalust kaaluti siis piirkondlikus haiglas. Et kui siit nüüd vaadates võtame, et oli keskhaiglatest 26 juhtu, oleks võinud tulla kaalumisele üldhaiglatest 8, siis päris suur hulk
potentsiaalseid doonoreid oleks võinud siit ehk tulla. Noh, kas neid oleks reaalselt doonorid saanud, seda me ei tea, aga kaalumisele oleks võinud nad tulla. Nüüd parandusettepanekud, et need me ei ole auditeerijatega omavahel veel läbi arutanud, et need on minu ettepanekud ja üks ettepanek tuli ka aruande lugejate hulgast. Siis regulatiivsel ettepanek kõigepealt võiks potentsiaalsest doonorist teavitamise kohustus sõnastada rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadusest kõigi haiglavõrgu arengukavas loetletud üld- ja kohalike haiglate jaoks. Ja siis tuli Virgepallilt selline täiendav regulatiivne ettepanek, et kas ei oleks mõistlik ja vajalik kaaluda siis ka määruse haiglaliikide nõuded täpsustamist. Ja siis teine ettepanek puudutab siis auditeid regionaal- ja keskhaiglates kindlasti võiks olla regulaarne retrospektiivne siseaudit siis iga aasta kohta, et välja selgitada potentsiaalsete doonorite ülesleidmise edukus. Et regionaalhaiglas oleme me nüüd viimastel aastatel seda teinud ja see konkreetne aasta, mis meil oli auditeerimisel, siis meil ei olnud ühtegi sellist doonorit, kes oleks jäänud vaateväljast välja, et me tegime selle auditi ja selle me panime praegu siia aruandele ka lisaks. Et analoogseid auditeid võiks teha ka teistes haiglates. Vist on üks kommentaari juurde. Ja, palun. Kas anti sõna või? Ja. Veronika Reinhard, et ma tahaks olla terminoloogias korrektne, et potentsiaalne organdoonor on see, kellel on juba ajusurm diagnoositud. Võimalik organdoonor on see, kellel on katastroofiline ajukatastroof, aga kellel ei ole veel ajusurm diagnoositud. Ehk siis lähtudes sellest terminoloogiast, vähemalt meie siin lõunas kasutame seda terminoloogiat nii, ei saa üldhaiglale anda kohustus potentsiaalsest doonorist teavitamist, sest neil ei ole võimekust ajusurme diagnoosida, kuna haiglas ei ole neuroloogi. Ja täiesti nõus. Ma arvan ka, et siin peab olema terminoloogiliselt täpne, et need on ikkagi sellised, kelle puhul see võib tulla nagu ta ei ole veel potentsiaalne doonor, jah. Ma ei tea, kuidas me seda nimetame, võimalik potentsiaalne doonor, sa ütlesid nagu ka, jah. Võimalik potentsiaalne doonor. Ei, võimalik doonor. Võimalik doonor, jah, just. Ja täitsa nõus, et tuleb olla täpne. Ja, aga see tähendab seda, et võimalikuks doonoriks me peaksime pidama kõiki neid haigeid, kes on selle diagnoosikoodiga, mida me siin auditi alguses näitasime, pluss kes on koomas, pluss kes on jõudnud intensiivravi osakonda, et siis tuleks kõikidest neist teavitada. Ja ma ei ole päris kindel, et kas selleks on meie transplantatsiooni meeskonnal ressurssi. Ja järgmine asi see, mida meie siin sageli oma haiglas näeme, on, et alguses saabunud patsient näiteks elustamisjärgselt või kui tal on pikalt olnud selline asfüksia periood, on nii ebastabiilne, et me nagu ka ise peame teda mittesobivaks doonorluse mõttes, aga kuna meil on mitmeid selliseid patsiente olnud, siis me asume teda stabiliseerima ja võib-olla 6 tunni pärast, 12 tunni pärast on ta täiesti sobilik, et meil tuleb meelde üks hiljutine doonor, kes alguses tuli ägeda südamepuudulikkusega ja lõpuks oli tema meil südamedoonor pärast seda, kui me olime teda 24 tundi aktiivselt ravinud. Et ma arvan, et siit tuleb ka see, miks selles eelmises või üle-eelmises slaidis, kus te nagu tahtsite seda ühte või inimest maha võtta, kuna transplantatsiooni koordinaator oli ta nii-öelda maha võtnud, et sellesse loosse tuleks sisse vaadata, et võimalik, et minu arvamus oli see, et teda hästi ravides oleks temast võinud doonor saada. Et mida mina tahan öelda on see, et ikkagi tegelikult kellega tuleks konsulteerida selliseid potentsiaalseid või võimalikke doonoreid on kõrgema etappi intensiivraviarst, kes siis otsustab, et kas sellel patsiendil on perspektiivi muutuda potentsiaalseks doonoriks ja siis sellest transplantatsiooni koordinaatoriga rääkida. Et minu sõnum oleks küll siit hoopis see, et palun konsulteerige intensiivravidega enne, kui te otsustate ühe või teise haige ravi ära lõpetada või siis teda mitte intubeerida. Ja, väga asjalik nõuanne, just. Aga siis seda peab mõtlema, kas me paneme selle siis ikkagi sellesse
määrusesse kirja sellise kohustuse või millisel tasemel me seda nagu siis, ja see on nõuanne, aga kuidas me kehtestame seda? No selle määruse mõttes ongi vaja mõelda, sest et ühelt poolt, kui me siia võimalikud doonorid kirja panema, siis see transplantatsiooni koordinaator saab 300 kõnet, eks ju, kellest ta peab siis kuidagi välja selekteerima need õiged inimesed, keda käsitleda, keda mitte. Ja seda sellisel kujul, nagu ta praegu on, me ei saa panna, sest et ajusurma üldhaiglas ei saa diagnoosida enamasti. Jah, aga kui meil on ikkagi mingi tegevusjuhis, et saab koha peal ka juba elimineerida teatud hulga. No jaa, aga kas seda kõike on vaja määrusega määratleda tegevusjuhised on palju lihtsamad asjad, et tegevusjuhist saab lihtsamini muuta kui määrust. Ma saan aru, et määrus on päris keeruline. Ja. Aga see on mõtlemiseks. Ma lähen selle slaidiga praegu. Ma toon välja kõik need ettepanekud ja siis võib... Aga kellelgi on veel käsi püsti? Ja vist on sama teema juurde kommentaar. Marga mõtlen. Ja, selles ütles, et me võime ka parandusettepanekutega lõpuni minna ja siis ma võin kommenteerida ka. Mul on järgmine ongi tegelikult see sama juhendmaterjal potentsiaalsete, võimalike doonorite, ärmis ütled potentsiaalsete, võimalike doonorite äratundmiseks ja tegutsemiseks erinevatel tasanditel. Ja siis muidugi koolitus, et valmisoleku suurendamiseks on vajalik erinevatel tasanditel ka koolitus kohtadel erialaseltsides ja võimalik siis ka üleriigiline lühiseminar näiteks. Ja võimalusel kordusaudit 3 aasta pärast, et need olid need ettepanekud, mis mina suutsin välja mõelda, aga nüüd võime siis diskuteerida. Nii, et kui võib, siis ma minupoolsed kommentaarid nendele parandusettepanekutele. Et ma olen tegelikult ka korduvalt seda maininud ka siis siirdumisnõukogus, et kes mind ei tea, siis ma olen Marge Martjak ja ma olen Ida-Tallinna Keskhaigla Koepanga juhataja, et ma vastutan siis meie haiglas selle, ütleme siis selle doonorluse ja põhimõtteliselt selle rakkude kudede poole pealt, aga kõige suuremaks probleemiks, mida mina olen näinud, on tegelikult see, et tuleks alustada, et me panime küll seal parandusettepanekutes oli see seaduse osa esimene, aga võiks alustada ikkagi selleks, et kas meil on väga väike riik, et meil võiks olla ühtsed ühised. Et praegusel hetkel me ka oleme öelnud, et me tahaks selle teemaga edasi liikuda, aga me ootame ka, et ma saan aru, et on tulemas juhend siis ajusurma doonori käsitluseks, riiklik juhend, et me ootamegi praegu näiteks ka selle taga, et kui tekiks ühtsed juhised, siis on ka kergem selles suhtes keskhaiglal edasi liikuda, sest ütleme selle nii, nagu meil on olnud võib-olla see 1-2 doonorit ja selle põhjal hakata ise looma juhendeid, süsteemi on natuke keerulisem. Teiseks kohaks on ka koolitused, et me peame vaatama, et kuidas tegelikult on nende õdede ja siis ütleme arstide teadlikkuse tõstmine ja koolitamine. Et see peaks ka ikkagist olema paika pandud, et me ei saa eeldada, et kõik teavad ja oskavad siis ütleme tuvastada neid doonoreid ja tähele panna, et need on tegelikult meie riigis praegusel hetkel ma leian kõige suuremad niisugused probleemikohad. Et kui me saame paika, et meil on ühtsed juhised, mida saab jagada siis üldhaiglatele, keskhaiglatele, mille alusel nad saaksid edasi liikuda ja siis sealt ka koolitused paika panna, et nad on kas siis kord aastas või kuidagi planeeritud, et kuhu siis saata neid siis kas õdesi, ütleme tegelikult meil on see ka teadlikkuse tõstmise osa hästi oluline. Et siis me saame tegelikult panna selle kohustuse nendele haiglatele teavitamise osas. Et see on jah see, mis on ma leian, et kust me võiksime tegelikult alustada. Et see oleks minu poolt kõik. Ja, suur aitäh. Kas keegi soovib veel midagi kommenteerida või küsida? Siis nüüd on see... Mina kommenteerin seda, et anestesioloogide seltsi poolt me hetkel sellist doonori käsitluse juhendist teeme, aga see on ikkagi mõeldud intensiivraviarstidele, et haige on sul juba intensiivravis, ajusurm diagnoositud, et kuidas siis seda doonorit käsitleda. Et ajusurma diagnoosimise kohta on meil täiesti määrus olemas ja oleks siis vaja tõenäoliselt sellist juhendit, et
kuidas siis aru saada, et patsient võiks olla võimalik doonor. Et ma saan nagu siit aru, et see võiks siis olla selline üldhaiglate ja keskhaiglate ja miks mitte ka regionaalhaiglate personalile, kes parasjagu intensiivraviarstid ei ole. Nüüd selle koolituse suhtes on see, et meie intensiivraviarstid ehk siis residendid saavad seda koolitust. Meie vanemad intensiivraviarstid kindlasti kõik ei ole seda koolitust saanud, aga mul on väga hästi meeles, kui me seda koolitust tegime, siis need koolituskohad absoluutselt täis ei tulnud. Ehk siis nagu seepärast ka see koolituste korraldamine katkes, kuna meil ei olnud lihtsalt kuulajaid. Et see nagu vajaks siis kuidagi inimeste sellist ärgitamist ja teavitamist, et see on ka meditsiin ja väga vajalik meditsiin ja sellisel koolitusel tuleb osaleda. Ja ma näen siit nagu siis ka haiglapoolset tahet või sundust neid inimesi nendele koolitustele saata. Aitäh! Teele Orkse, käsi on püsti, palun. Ja aitäh, et väga suur töö on ära tehtud ja põnev oli seda kuulata. Ja ma võin ausalt öelda, et minu jaoks küll see audit avas silmad, et ei olnud nagu väga mõelnud selle teema reguleerimisele, et mulle väga meeldis Marge Martjaki sõnavõtt praegult sellel teemal ka. Et ma arvan küll, et see teadmus et kuidas toimetada on väga nõrk, et siin võiks täitsa mõelda, kas mingisugune nagu selline checklist üleriigiline võiks olla, et patsiendid on ju, kas ma saan õigesti aru, et need patsiendid on ju peaaegu alati erakorralised, on ju, et kas ei võiks see asi EMO-s selline checklist juba olla. Ja siis mul on üks teine küsimus selle auditi läbiviimise kohta ja see on pigem nagu Tervisekassale, ma arvan, mitte auditeerijatele endale. Et ma saan aru, et Tervisekassas see auditite läbiviimise tulevikuplaanid ei ole vist hetkel selged. Ma vaatan, Marion, et noogutad, jah. Et lihtsalt on lihtsalt kunagi, on ju 20+ aastat tagasi sai ise korraldatud neid auditeid ja tol ajal oli väga lihtne, sest kõik kirjutasid peaaegu kõike paberil. Ja siis me tellisime haiguslood välja ja saatsime inimesele, kes auditeerib ja nii on. Et praegult, kui ma vaatan, et mis seal auditis on märgitud, et mis on jäänud auditeerimata, siis mul tegelikult tekib ikkagi küsimus, et mis dokumentatsioon auditeerijatel olemas päriselt oli. Et mul on ettepanek, et juhul kui tulevikus veel ikkagi ma ei räägi, et just sellel teemal, aga selle sarnaseid auditeid tehakse, siis mul on tunne, et auditeerijad peavad minema tänapäeval olukorras, kus dokumenteerimine on nii erinev sõltuvalt sellest, milline infosüsteem on kasutusel kohale. Sest kui ma lihtsalt vaatasin meie haigla andmeid, siis ma olen sügavalt veendunud, et osad tulemused ei ole õiged, sellepärast et need andmed on olemas teises kohas, aga selleks tuleb teada nagu selle asutuse infosüsteemi ülesehitus ja dokumenteerimise korda, on ju, aga see on nii selle kogu auditi kokkuvõttes ma kindlasti ei hakkaks seda norima, sest see on ebaoluline. et me saame kindlasti häid juhendmaterjale sellest auditi tulemustest vaadata, lihtsalt ma ei usu kõiki neid dokumenteerimise andmeid. Aga jah, ma arvan, et väga hea audit, aitäh ja huviga ootan, mis on need tulevikusammud, mida me siis peame tegema. Me püüdsime neid juhtusid küll jaotada niimoodi, et see inimene, kes hakkab auditeerima, oleks selle haigla infosüsteemiga tuttav. Aga jäi küll kohati ka minul ka mulje, et ma võib-olla ei leidnud seda õiget kohta üles ikkagi. Et selles mõttes õige märkus. Selle haigla infosüsteemi sisse on ju. Ja see võimalus meil oli. Ja see võimalus meil oli tegelikult, et me saime ligipääsud haiglate infosüsteemidele,
või siis saime paberil haigusloo, et tegelikult võimalusi oli päris palju, aga jah, võib-olla ja ei leidnud alati seda õiget nurgatagust. Jah. Nii, kas keegi soovib veel midagi küsida või kommenteerida? Tere ja mina korra kommenteeriks, oleme kuulda, jah? Et olen Helen Varres siis Sotsiaalministeeriumist. Et ma esitasin need oma tähelepanekud või ettepanekud ka, et ma toetan tegelikult Marget, et meil võiks olla nagu need riiklikud juhised ühtsed. Ja mul oli seal see tähelepanek, et täna ju tegelikult meil on midagi olemas ka, et me ei pea päris leiutama hakkama, seda lihtsalt ei ole kesk- ja üldhaiglates. Kui ma olen nagu, sain õigesti nagu sellest auditist aru, et selleks, et see nagu mitte nüüd jääda ootama, et meil mingi riiklik ühine tekib, et kas ei saa kuidagi lihtsalt, et neid, seda infot nagu, mis juba on olemas, jagataks ka siis nii-öelda keskhaiglatele. Et seda tegelikult on vaja ju lihtsalt nagu teadvustada seda teemat ja nende olemasolevate juhendite nagu jagamine siis kõikide haiglate vahel juba annaks nagu mingi pildi ju nagu ette ja lisaks siis, et need koolitused või see on seesama teadvustamine, et kas meil täna nagu arstiõppes, et kui meil tulevad nii-öelda uued arstid peale, et kas seal seda teemat on käsitletud kuskil, et see nagu vähemalt siis nagu nii õed kui siis arstid, et nemad juba nii-öelda tööle tulles juba oleksid siis nagu targemad. Nii, esimesena vist oli Marjakil käsi püsti, nii et palun, võib kommenteerida. Ja aitäh selle toetusest ka, Helen, et lihtsalt praegu nagu, mis mina teen nende juhenditega, et kui ma olen eelnevalt küsinud, on ju ka juhendeid, siis praegusel hetkel oodataksegi, ütleme sellist siis ajusurmast doonori käsitlusravijuhendit, kuna eelnevad vajavad kaasajastamist, on juba aegunud. Ja teine asi on ka see, et ütleme, selle teemaga tuleb ka üks oluline osa veel juurde, millega me peame arvestama, on see, et mida on näiteks meie haiglas küsitud, et kes tegelikult siis peaks suhtlema selle patsiendi lähedastega, et ütleme, ma saan aru, et jah, siiamaani on teinud seda intensiivravi arst, aga võib-olla me peaksime ka liikuma selles suunas, et sellega, et ongi koolitama, miks ma ütlesin ka õed eelnevalt, et koolitada õdesi on ju, kes saavad siis vastava väljaõppe või kes võiksid olla siis ka nagu doonorkoordinaatorid ja toetada selles suhtes, sest praegult on meil ka üks lünk, mis tegelikult vajab nagu sellist koolituse osa, ongi see, et kuidas saada seda efektiivselt seda nõusolekut, et suhelda seda lähedasteks, sest meil on ka ju teada, et meil on neid keeldumisi päris palju. Et need on niisugused esmased kohad, kus võib-olla siis võiks võib-olla mingil hetkel ka näiteks ühe töögrupi teha ja siis pead kokku panna, et kuidas neid probleeme võib-olla lahendada. Aitäh. Teile oli vist järgmine? Ja aitäh, et minul on tunne, et neid asju, mille osas arste teadvustada, neid teemasid ma kuulen nendel erinevatel riiklikel koolitustel korda 10. Et mul on tunne, et arstide pähe kõik need teadvustamised lõpuks ikkagi nagu ei istu, sellepärast, et neid lihtsalt on liiga palju. Et selleks on ikkagi peavad olema mingid väga lihtsad tööriistad, et ei pea kõike seda, mida sul on kord teadvustatud, on ju meeles pidama, et sul on lihtne tööriist, tuleb on ju selline patsient, siis tee sinna rist ja siis helista sinna ja toimeta nii, et see peaks olema hästi-hästi lihtsaks arstile tehtud ja tõesti seal saab siis see õde ka ja kes iganes, kas või sekretär mingi hetk panna asjad liikuma. Et me ei tõsta seda kvaliteeti kindlasti teadvustamisega. Aitäh, doktor Reinhardt. Ärge nüüd pange pahaks, aga nii huvitav on kuulata meditsiiniga mitte igapäevaselt tegelevate inimeste suurepäraseid mõtteid. Et doonorjuhendiga ei ole mitte midagi peale hakata, kui ei ole mõeldud, et see inimene võiks olla doonor algatuseks. Ja doonori käsitlus ei ole nüüd nii palju erinev kui tavalise intensiivravi haige käsitlus, et see kindlasti ei ole mingi valge laev, mis tuleb ja Eesti riigi päästab. Et selles suhtes ma olen väga nõus nende kõikide teiega, kes te räägite, et see teadvustamine on väga oluline
ja ma olen nõus ka teelega, et väga palju asju on vaja teadvustada ja asjad on vaja võimalikult lihtsaks teha. Ehk siis selline väike checklist tõesti, et kui mul on selline patsient, siis võta palun ühendust oma intensiivraviarstiga. Et intensiivraviarste me ikkagi koolitame, neid on oluliselt vähem kui kõiki teisi arste kokku, kuigi meid on üldse erialati ongi tegelikult üks suurimaid erialasid. Ja nemad siis peaksid suutma edasi selle haigega tegeleda, ka nõu anda, et kas üks või teine võiks olla võimalik doonor või mitte. Ja see on ka see põhjus, miks me residentuuri programmi oleme tõsiselt selle organdoonorluse teema sisse võtnud ja teised, kes saavad seda organdoonorluse koolitust, on intensiivõenduse magistriõppes õppivad õed. Et nendel on ka see aine. Ja lähedastega rääkimisel meie vähemalt soovitame, et võiks olla 2 inimest, õde ja arst koos, et arst ei ole ainus, kes siis selle lähedasega rääkima läheb ja absoluutselt 2 käega tervitan seda, et me õdedele rohkem võimalusi annaksime, rohkem neid koolitaksime ja oma tööd sellega nagu kergemaks teeksime. Aga veel korra ütlen, et see juhend on juba selle jaoks, kui inimene on doonor, ehk siis ajusurm on diagnoositud, aga enne seda on väga pikk töö ja see on töö just tava nagu osakondades sageli just see, et see haige üldse jõuaks intensiivravini. Ja mina näen küll praegu siin seda kohta, et keda me peame harima. Jään kahjuks vastuse võlgu, kas arstitudengitele nagu tavaõppes seda õpetatakse, et ma tean, et on olemas valikaine, aga ma ei tea, kas seda õpetatakse nagu kohustuslike ainete hulgas. Aga arst on ka inimene ja me ju tavainimestele teeme igasuguseid kampaaniaid. Arst võiks ka teada, et meil niisugune doonorlus olemas on. Et selles suhtes see praegu kõige rohkem mulle tundub see niisugune checklisti mõte, mis võiks lendu minna ja see võiks olla ju juba haigla infosüsteemiga integreeritud, et kui sul tuleb selline diagnoos, et siis hüppab see checklist sulle ette ja sa teed oma linnukesed ära ja saad aru, kellega suhelda. Aitäh! Mina tahaks küsida nüüd, kui haiglate esindajaid siin on, et mis te arvate sellest siseauditi mõttest, et kui seda ei ole väga keeruline korraldada, et meil Claudia seda teeb ja ei ole ju väga raske. Ja see oleks nagu iga aasta korraks jälle tuletatakse meelde ja võib-olla tuuakse välja need juhud, kus oleks võinud mõelda. Et mis te arvate sellest siseauditi mõttest? Võib-olla, kas võib, jah. Et mina leian, et tegelikult on see väga kasulik, et see võib-olla paneb siis nagu haiglaid ka rohkem, ma tean, et see kindlasti tuleb siis, ütleme siis minu koepanga poole peale, aga ma leian, et see kindlasti paneks haiglaid rohkem mõtlema. See aitaks võib-olla ka siis põhjendada seda, ütleme siis ressursivajadust personali suhtes, et me tuvastamegi reaalselt, et meil oleks võimalik, oleks olnud näiteks nii mitu potentsiaalset või siis võimalikku doonorit, et me saaks siis põhjendada pigem nagu sellist valmisolekut, võib-olla rohkem siis suunama ja tegelema sellega. Et ütleme praegune teadlikkus, et kui ma olen ka tegelikult, ma olen selles valdkonnas ka olnud juba see aasta 14 aastat ja ma tean, ma olen rääkinud meie intensiivravi osakonnaga eelnevalt sellel teemal, et ma saan aru jah, et see juhend ka tegelikult jah, see ei lahenda, aga kahjuks meil haiglas nõutakse, et meil peavad olema juhendid ja tihtipeale ma tulengi selle vastuse, aga kas meil on nagu konkreetne see ravijuhend olemas või siis on see olemas haiglas on ju, et meil jälgitakse väga, et need oleks siin kinnitatud ja olemas ja see lihtsustab tegelikult ka sellist, ütleme siis teadvustamist, et näete, meil on selline juhend olemas, on ju, teile ka selleks siis organdoonori raviks, ütleme selle käitlusprotsessi juures ka, et tegelikult selline üldine juhend on ju ka tuvastamiseks, et kuidas me üldse siis nagu tuvastame neid võimalikke doonoreid, et ongi see checklist on väga hea, mis võiks tõesti sellise linnukese meil püsti ajada. Aga ja auditit kindlasti oleks. Ma ei tea, kas võib-olla me annaks nagu aega esialgu võib-olla siin nende juhendite ja kõige muu teemal ja inimestel natukene nagu mõelda, aga see kindlasti oleks see, mis võib-olla paneks haiglaid rohkem mõtlema ja üle vaatama seda protsessi. Nii et ma tõesti, mina pooldan igastahes seda. Aitäh teile!
Ja meie võime ka kindlasti selle oma iga-aastasesse plaani lülitada, et meil on terve nimekiri audititest, mis on iga-aastased, et pole mingit probleemi. Ja vahepeal Heleni poolt tuli kirjalik kommentaar, et mis on selles mõttes õige, et kui teha siseauditit, siis samamoodi peab olema mingisugune juhis või juhend või mille vastu sa siis auditeerid, on ju, et mille vastu sa siis tead, kas sa oled käitunud korrektselt või mitte, on ju. Ja me oleme kasutanud seda korduuringu metoodikat tegelikult. Jah, et konkreetset haiglaühendit ei ole meil PERH-is ka. Jah, et saab ju inspiratsiooni võtta regionaalhaigla sellest dokumendist, mis oli seal lisana kaasas ja seda siis kohandada, teha sealt siis enda asutuse sükane sobib variant, sest et tõepoolest, kui on, siis see juba ongi nagu see meeldetuletus, kui me teame, et võib-olla see on nagu selline asi, mida võiks iga aasta korra nagu tagasivaatavalt üle vaadata, siis on natuke ka seda edasivaatavat pilku selles suunas võib-olla edaspidi rohkem. Nii et minu meelest ka hea idee. Hakkab meil aeg vaikselt otsa saama, kas kellelgi on veel midagi? See ettepanek, et korrata seda auditit, kas see on mõeldav? See on küsimus Tervisekassale. No 3 aasta jooksul tänase teadmisega see ei saaks toimuma, seepärast, et oma tulude vähenemise ja kulude kokkuhoiaga me oleme kaotanud oma Eevi, kes neid auditeid vedas ja praegu on see teema nagu pausi peal. Aga mis kunagi hiljem saab, seda täna me ei oska niimoodi ennustada, aga see, et 3 aasta pärast seda võib suhteliselt kindlalt öelda, et me seda ei korda. Mariann, sa tahtsid midagi kommenteerida? Ja, et selles mõttes, kui me jõuaksime sinna, et asutused teevad ikkagi selle siseauditi, et kui meil tekivad need juhised, need on ära rakendatud asutustes ja siis teha seda siseauditit, siis ei ole põhjust ilmselt nagu üleriiklikku teha, eks ju, aga seal on muidugi ka küsimused, et kas siis iga asutus võtab siseauditisse kõik potentsiaalsed või ta teeb nii-öelda mingisuguse randomiseeritud valimi, on, et kas me tahame nagu ikkagi kogu riikliku valimi kohta siis seda nii-öelda numbrit teada, on ju, või me tahame valikuliselt, et see küsimus ilmselt siis mõne aasta pärast nagu tõstatuks. Aga täna ei saa seda kindlasti niimoodi välja lubada, aga ta selles mõttes parendusettepanekuna, ma usun, võib nii-öelda valikuliselt kas siis asutuste poolsed siseauditid ja või riiklik kliiniline audit olla ettepanekuna siiski sees. Sest et kui me viime mingeid muutuseid süsteemis ellu, aga siis me ei kontrolli, et kas neist ka mõju oli, et siis nii ei ole ka mõistlik asju teha, eks ju. Ja nõus, ma ütleks lihtsalt seda juurde, et oluline enne, kui nagu uuesti hakata sisse vaatama, kas asi on muutunud, oluline on see, et on toimunud ka need muud asjad, mis olid seal ettepanekutes, on ju, et kui me siis oleme nagu jõudnud nii kaugele, et on kas mingid koolitusi püütud rakendada või mingeid muid tegevusi või kuidagi seda määrust muuditud, et sellest ka natukene nagu sõltub see ajavälp, et millal on mõistlik uuesti hakata niimoodi suuremalt seda asja ette võtma. Et see ju, ühesõnaga, jah, see on ka nüüd oluline aspekt. Nii, nagu ma alguses ütlesin, kui kellelgi veel midagi jäi hingele ja tahaks veel midagi öelda või kommenteerida ja praegu kohe ei jõudnud, ei saanud, ei tulnud meelde, siis veel nädal aega ootame teie kommentaare, saate mulle meilile. Ja kui keegi rohkem täna midagi või ruumist keegi soovib veel midagi öelda, siis tundub, et suured tänud kõigile, kes said liituda, suured tänud auditeerijatele, kes selle põhitöö tegid. Tervisekassa poolt siis Eevi ja Mark, aitäh. Ja jätkub siis töö sellega, et Eestis seis nagu paremaks läheks ja rohkem mõeldakse potentsiaalsetele doonoritele. Aga aitäh teile ja ilusat päeva jätku. Aitäh, head aega! Nägemist! Aitäh, head aega!